On neljapäeva hommik ja ma olen ise ennast kutsunud Tallinna loomaaeda töövarjupäevale. Minu mentoriks saab 25-aastane vanem uluki hooldaja Artur Makarov. Ta on väga vahper mees, kes käib iga päev nii krokodilli kui ka püütoni puuris. Et ajakirjanikule eluvaim sisse jääks, palub Artur mul läbi tööpäeva teha nii, nagu ta ütleb. Ta hoiatab, et kõik loomad võivad olla väga ohtlikud, eriti need, kes tunduvad nunnud. Esimesena lähme kahekesi toitma Aasia sõrmiksaarmaid. Saarmate puuri sisse me ei lähe. Ma ei saa aru, miks. Nad tunduvad nii armsad. Artur ütleb, et see ei ole väga hea mõte. Nad võivad hammustada ja päris korralikult. Saarmad on väga intelligentsed ja saavad kohe aru, et midagi on täna teistmoodi. Nende puuri juures on tavapärasest rohkem inimesi, peale Arturi veel ajakirjanik, foto ja videograaf. Yeah, of course you want a banana. Saarmate naabrid on pinturongid, keda kutsutakse karukassideks. Arturi hoole all on 4 pinturongi, ema, isa ja 2 poega. Pinturongissi on väga sõbralik, ma saan talle banaani anda ja pai teha. Aga ta hambad on päris teravad. Ma ei karda otseselt madusid, aga mulle ei meeldi, kui nad on mu peal või üldse minu lähedal. Ehk võib-olla siiski kardan. Well, with the snakes, it's like 50-50. Some of them will actually recognize you and they will be not so aggressive towards you, but they still like snakes and they are really good predators. So in mind, they first of all, they have the instincts. Mm-hmm. So you don't should be really be reliable on that you're like, oh, she knows me, I will be okay. So that's when the actual danger is, when you feel too comfortable with that. Artur tahab, et ma ka ühte madu käes hoiaks. Konkreetne maatüdruk on rohelist värvi ja kuuldavasti väga kiire. Artur paneb maa mu käe peale. Roomaja arvab, et ma olen puuoks ning keerdub käe ümber rulli. Hetk hiljem naksab rohekas madu mind käest. Õnneks on mul paks kinnas käes, ehk ma ei tunne mitte midagi. Artur rahustab mind. Maad hammustavad ainult siis, kui nad kardavad. Või siis nad arvavad, et sa oled söök. I call her Lilith. Kõik maad ei ole nii rahulikud, et neid saaks käes hoida. Arturi lemmikmadu on veidi üle 2 meetri pikkune võrkpüüton Lilith. Enne kui talitaja oma lemmikmao Lilithi puuri avab, palub ta mul mitu meetrit eemale astuda. Võrkpüüton tõestab, et ta on agressiivne ning hammustab ise ennast. Artur räägib, et kui inimesed kujutavad ette madu, siis nad arvavad, et madu on üliohtlik ning üritab sind tappa. Lilith ongi täpselt selline. I guess I'll stay here. Yeah, I guess so. And she weighs around almost like 60 kilo. Yeah. Tallinna loomaja kõige suurem madu on tiigerpüüton nimega Princess. Artur võtab püütoni õlgadele ning asetab Princessi hellalt oma oksale. Ta kutsub mind puuri, aga ma ei taha tegelikult üldse minna. Not really. Come on, don't be afraid. Okay. I mean, if it was dangerous, I would not let you. Ma puutun sõrme otsaga püütonit. Kuigi Artur räägib, et praegu ohtu ei ole, ütleb ta, et alati tuleb loomadega valmis olla kõige halvimaks stsenaariumiks. Püütoni puhul pead sa olema piisavalt tugev, et isegi kui ta hakkab su ümber rulli tõmbuma, siis on sul jõudu ta enda küljest ära võtta. Lahkun püütoni puurist ning hingan kergendatult. Ilmselt on päeva kõige hirmsam osa nüüd selja taga. Järsku teatab Artur, et me lähme nüüd Kuuba krokodilli toitma. Wow. Ta peaks olema kõige kiirem ja kõige agressiivsem krokodill maailmas. Võib-olla ma eksisin. Keskeale liginev Kuuba krokodill meeldib Arturile, sest ta on väga tark loom. Ta oskab isegi ühte võõrkeelt. Krokodill teab, kuidas on vene keeles sõna sulgema. Kui ta seda sõna kuuleb, läheb ta just sinna puuri poolele, mida tema talitajad puhastada soovivad.
Ta võtab kätte märulipolitsei kilbi ning luua. Tundub, et krokodill seedib alles oma kana ning maadelda ei taha. Krokodill sukeldub basseini ning jääb põhja lamama. Artur paneb kilbi ära ning läheb koos luuaga puuri. Artur räägib, et kuigi luuavars ei tundu eriline kaitsevahend, siis tegelikult saab sellega palju ära teha. Kui krokodill ründab, siis paneb ta luua talle suhu.